Tere Eesti mees! Täna on jõudnud Eestisse täiesti uus koolitusprogramm. Arne Lauri Flirdi just esimese selle sammu Flirdi programm 3000 €, 10 minuti klipp. See ei ole palju, sest kogu elu pärast peate koos veetma õnnelikult just tänu minu selle sammudele. Ja Eesti mees, mis sul viga on? Ainuke fraas, mis sa tead, on mõh. Ja meestel üldse on selline kompleks, et nad arvavad, et Eesti mees ka, et sa pead ikka ise ka midagi tegema, et ükskõik missugune sa oled, et naised on ikka hullult huvitatud, eks ju. Ja kui sulle keegi meeldib ja sina talle meeldib, sa oled nii tujus, lähed ära, jõuad ennast seaks, eks ju. Ja kuidas, et mulle ta meeldib, et kuidas mina talle meeldib, et täna ma selle suure müstilise sellise dilemma Eesti mehe sellise mõhi ja müta dilemma murramas ja talumees, tal polnud aega, eks ta tegi tööd ja kogu aeg ja see on veel veres, eks ta pole harjus aega seal kuskil küla peal flirtida, aga just Prantsusest ja Itaaliast olen siis kokku kogunud moodsaid ja vanemaid siis flirdi-klippe ja võtsin naise, ma ise olen naisemees, ma ei tea, kuidas see mulle õnnestus, eks ju, juhuslikult. Võtsin naise mannekeenisid, tegin nagu naiseks, et siis on komplekse vähem kodus ka, võtke mingi topis või mingi asi ja siis sealt saate harjutada ennem kui üks päris elus. Nii et kohe ootame huviga ise ka nii ärevuses kergelt. Täitsa randomilt panen puusalt siit tippasju ja tippfraase, millest siis inimesed on võtnud tõesti tuld niimoodi iga naine, ükskõik mis asendist naine istub või mis olukorrast, eks see mees tuleb ja see fraas niidab jalust. Esimene fraas on see soliidne, eks ütled, et vaatad taani, seal ta on. Teate, mu terapeut ütles, et ma peaksin rohkem suhtlema. Tere! Teine pahviks võtab fraas. Mind ei huvita komplimendid ja mõttetud odavad fraasid. Ma lihtsalt kirjeldan reaalsust. Wow! Näete, isegi manneken võpatas. Flirt number 3. Paistab, et siin plaani õhtuks ei ole. Nüüd on tere. Proovime siit nagu mitte niivõrd nagu haakivalt, nagu lähed nagu mööda minnes niimoodi. Nagu üldse ei ole mingit pointi nagu. Tere, ma näen siin probleemi. Aga mulle meeldivad probleemid. Jääd ootama, raudselt küll reageerib nagu vaimustuses. Ma garanteerin, raha kanna üle. Proovime siin haakida mõngega natuke läbi müstitismi. Ja tuled ja teed sellise esoteerilise nagu sellise New Age'i ja astroloogi näo, eks natuke mangi moodi isegi. Seal ta on see kaunitar, jah, natuke värin on sees, eks. Ja tuled ja ütled, et mul tuli täna 4 märki unes ja ma vaatan teid. Ja esimene märk läks täkki. Te hingate. Naergeski loomulikult, jah. Kaunitar on jälle maha niidetud. Paneme siit müstitismi radalt edasi. Vabandage, preili, et ülitan teid. Paistab, et te olete tegelenud mustkunstni ja maagiaga. Sest iga kord, kui ma teid näen ja praegult ka, kõik kaob mu ümber. Ootad, kohe tuleb fantastiline reaktsioon. Oled sina ikka naljamees? Isegi mina, kes mul on koolitaja, neid fraase, kui ma räägin, ma tunnen, et ma ei julgegi enam üldse rääkida, sest kõigile ma räägin, iga daam on kohe nagu sulekene langab. Ja järgmine fraas võiks olla siis, ütleme, et selline, kuidas selle öelda, nagu spordimees, ütleme, et aga sa ei ole spordimees, ütleme, et õlgu ei ole eriti, eks ju. Siin, kus peaks lihas olema, seal on mingi pikk asi. Aga sa selle pealt ikkagi riisid ära, riisud, eks ju, ikkagi parema koore ära. Tuled ütled, tervist. Nagu te näete, ma ei ole spordimees ega kõva trennitegija. Aga teid nähes tekib entusiasm. Tõsta teie tuju! 2. Kindlalt läheb see fraas, siin ei ole
ükskõik, kuidas sa ütled seda raudselt, kööl on sinu, noh.